mida mul siis vaja läheb selle lambi valmistamiseks? Kõigepealt põhi ja alus peab olema hästi raske ning mis on ikka raskemad kui betoon. Valisin kiirbetooni, et see töö hästi kiirelt läheks, siis edasi loomulikult vesi, mingid anumad segu valmistamiseks. Kindlasti on vaja meil lampi või lambipirni. Ja idee on selle lambi juures siis selline põrandalambi juures, et me ei kasuta mingit lambivarju, vaid see pirn jääb vabalt ja ehedalt rippuma. Loomulikult on kaupluses olemas juba komplekssed juhtmed pistiku ja lülititega ning pirnipesa. Ja selle lambi statiiviks siis valisin puitliistu. Tammeliist on siin, mis näeb nii minu meelest väga kobe välja, kui ta ka ära viimistleda ja ega palju rohkem ei lähegi vaja. Armatuurid on mul valmis lõigatud, natukene rauda tuleb betoonile ka alati sisse panna ja kallame segamisnõu põhja vett. Tunnete ära, tegemist on värvipoti põhjaga. Keskel on puuritud ava ja siia avasse on pandud toru, meil on vaja ju sellest põhjast auku nüüd läbi viia ning siin on selline pesa ümber tehtud. Sellega ma saan kohe endale valmis nii selle aluse, raketis on valmis, väga korrektselt vormistatud, ise ma ei suudaks sellist teha. On ka ava, kust ma saan kinnituspoldi läbi panna ja sellest joogitopsist jääb nii-öelda mutri pesa sinna aluse alla. Kõlbab küll, aluspind peab alati olema teil ikka kas kattega paberi või kiledega kaetud. Nii, nüüd kallame koogitaigna siis vormi, nagu ütleks kolleeg Eimar enda saates, enne kui me selle ahju paneme. Ja paneme armatuurvarda või armatuurvõrgu siia sisse. Seda on ka selle jaoks vaja, et see asi meil, see polt nagu läbi ei tõmbaks. Armatuuri ma lõikasin mitmest erinevast võrgutükist välja. Ja lõpusegu. Viimased pisarad segu veel juurde siia serva peale. Tähtis on ka see, et sellise valamise juures oleks see lauapind korralikult horisontaalne. Natukene koputame, see tihendab ära ja vahepeal pean ma tegema valmis ühe teise detaili või õigemini ma näitan, kuidas seda teist detaili teha. Nii siis tuletan meelde veel, mul oli selline ümargune ketas ja lõikasin tal serva küljest ära. Nüüd, kui me tahame siia külge liimida selle lambi postid, need võiksid minu meelest olla natukene koonuses, see tähendab minna ülevalt poolt kokku. Ning seepärast, et seda efekti saavutada, peaks see alumine klots olema ka koonuses ja selle või ülespidi kaldub. Ja selle tegemiseks või lihmimiseks mul on taas laua peale pandud, näete, lihmasin. Nii, nüüd on pinnad kergelt kaldu ja vaatan, kuidas see asi peaks või saaks meil välja nägema hakata. Alati tuleb proovid ära teha, võtame siit pitskruvi ja nii näha on. Läheb ülevalt poolt kokku, aga hetkeks enne kui me liimima hakkan veel neid liiste siia aluse külge, paneme liistud kõrvale ja tuleb puurida kinnitusauk siia sisse ära. Nii, treime nii-öelda augu veel kergelt üle ning liimimiseks kasutame puiduliimi B3, siis niiskuskindel liim ja paneme liimi siia klotsi külje peale. Võtaks nüüd need liistud, paneme need vineerid nüüd siia toeks meile, et pitskruviga ei pressiks detailidele peale kruvi jälgi. Ning ühte asja, mida võiksite vaadata, on nüüd, et ta jääks ikkagi sellisesse vertikaalsesse asendisse. Kontrollime, et siit ka alt kõik on tihedalt vastas. Ja selle ajaga meil betoon on
näete, hakkab ära tõmbama juba siit, ta on soe, kahjuks me seda pildis edasi anda ei saa ja teeme nüüd siin töötoas väikese vahe, edasi järgnevad nurgakivi teised jutud ja saate lõpus tuleme siia tagasi, et lamp juba kokku panna.